Tere tulemast järjekordsesse mõttemuskli treeningsaali ehk Mindset Fitness podcasti, mis jõuab sinuni koostöös Õnnelik spordilaps kogukonnaga. Mina olen saatejuht Kerdu Lenear, 2 noore sportlase ema, endine profikorvpallur ning Mindset Fitness asutaja. Ja meie eesmärk on tuua sinuni inspireerivaid lugusid ning praktilisi nippe, et saaksid mõista, kuidas mõttemuskli treenimine aitab sinul jõuda kiiremini kaugemale ja kuidas ka oma noort sportlast tema teekonnal aidata ja toetada. Minu tänased abitreenerid on, üks nendest on 3 lapse isa, abikaasa ja Eesti jalgpalliikoon, kes lausa 14 aastat mängis Inglismaa kõrgliigas. Ja teine külaline krooniti eelmisel hooajal Iirimaa kõrgliiga meistriks. Nii et kohe avame uksed Voomide jalgpallidünastia tagatubadesse ja tere tulemast Mart ja Markus Voom. Nii, toome kõik lavale. Juhu! Tere! Tervist! Ja meil on siis niimoodi, et Mart liitub meiega Eestist ja Markus on siis praegu endiselt Iirimaal. Just nimelt. Väga äge, väga rahvusvaheline saade jällegi. Meil esimene saade oli ka nii, et Andres sõbra tütred olid Ameerikas ja Andres ise Eestis, nii et kuidagi läheb seda joont meil praegu. Aga lähme siis kohe saate juurde ja mul on alustuseks teile üks selline soojendusküsimus. Ma vahepeal olin selle täitsa unarusse jätnud, aga nüüd tuletati mulle jälle seda meelde. Ehk siis mõlemale üks ja sama. Et kujuta ette, kui sa satuksid tunniks ajaks lennukis kellegi kõrvale, siis kes sa sooviksid, et see inimene võiks olla ükskõik kogu maailmas, et sul tund aega on võimalik ta kõrval istuda ja siis nii-öelda tema inglise keeles öeldakse pick his brain or her brain. Kes ta võiks olla? Jah, hea küsimus. Ma olen mõnda seda saadet kuulanud ja siis ei taha olla sarnane, et mul oli ka Michael Jordan üks, kindlasti tuleks esimesena pähe, et kes oli ka eeskuju ja kelle raamatuid ma olen lugenud ja saanud ka seda vaimukindlust, võib nii öelda, aga jah, et jalgpallis või väravain oli mul suur iidol Peter Schmeichel, et tema võiks olla üks, aga samas, kui mõtleme veel laiemalt, muusikas on minu vaieldamatu lemmik olnud ja ka tegelikult räägib aktiivselt kaasa ka suurematel ühiskondlikel teemadel Bruce Springsteen. Et ma ütleksin need kaks nime, kellega tahaks kindlasti tund aega vestelda nagu ka sügavamatel teemadel. Aga praegu mõtlesin, et sa ütlesid päris hea vastuse selles suhtes, et ma ju tegelikult ei ole kordagi küsinud seda, et sa pead olema 2 istme peal, eks ju, et sa valisid selle 3 istme, et sa istud keskel. No jah, kui nii tohib, ma valiks 3 istme, ma olen keskel. Michael Jordan võiks veel taga olla. Markus, kelle kõrval sina istuksid? Jah, ma arvan, et mina valiksin isiklikult Cristiano Ronaldo. Ka ma olen esiteks, kuna olen jalgpallur ja mulle üldiselt väga meeldib selliseid nagu detaile uurida või sellist tahaks näha ta igapäevast elu või kuuldagi temalt, milline on ta igapäevane elu ja väiksed võib-olla nipid, mida tema on oma karjääri jooksul õppinud, sest ma arvan, ta on selline suur eeskuju just oma mentaliteedi poolest ja üleüldse, milline ta olek on, et ta tundub ka mentaalselt väga tugev mängija ja ta on nii kaua tipus kestnud, et ma arvan, väga huvitav oleks tema käest saada siis nippe ja õpetussõnu. Ja, tõepoolest, see oleks ka väga huvitav valik. Aga nüüd liigume siis edasi natukene saate teemade juurde, et nagu siis teada, siis me nii-öelda sporditulemustest siin saates väga ei räägi, sest tegelikult sellega on enamus kõik ju kursis, kui kaugele ja mis tegusid te mõlemad teete spordis, eks ju. Aga me just räägime seda, et mida te just olete mõlemad lisaks teinud, et oma karjääris edu saavutada ja just siis sellise mõttemuskli treenimise näol. Nii et alustuseks, Mart, küsimus sinule, et ma kuulasin ka ühte intervjuud, kus sa ütlesid, et sul ei olnudki konkreetseid eesmärke, vaid sul oli ainult suur unistus. Mis sa arvad, mis aitas selle suure unistuse täide viia? Ma arvan, et mitu asja, kindlasti
aitas kaasa ka see, et Eesti sai taas iseseisvaks ja 1991 siis piirid läksid lahti, et sa said ju tegelikult juba siis seada ka eesmärke ja me Eesti koondis sai jälle iseseisva rahvuskoondisega osaleda rahvusvahelises jalgpallis. Et see nagu avas uksed, andis kindlasti väga palju lisamotivatsiooni, aga teiseks ikkagi ma arvan, see selline sisemine põlemine, tahtmine, et sa tahtsid nagu saada edukaks ükskõik, mis see kõige kõrgem tase sel ajal oli, et kindlasti lõpuks, kas sul on see sisemist motivatsiooni, see on nagu ülitähtis, aga jah, et ütleme, kui minu karjäärile tagasi vaadata, siis Eesti taas iseseisvune tuli küll nagu viimasel hetkel või nagu väga-väga õigel hetkel, et just kus ma olin siirdunud nagu meeste jalgpalli ja sain hakata kohe nagu mängima noore väravai nagu Eesti koondise eest. Ja ma küsingi kohe siis sama hästi paralleelselt Markuse käest, et natukene muidugi võib-olla sellest räägime pisut hiljem, et kuidas sa üldse jalgpalli juurde jõudsid just selles mõttes, et kui palju oli siin ka siis isa sellist suunamist või mõju, eks ju. Aga alustuseks ma küsiksin ka siis sellise küsimuse, et millal said sina aru, et sa tahadki jalgpallis teha enda karjääri ja kui see otsus või kui see oli sinuni jõudnud, et mida sa hakkasid siis teisiti tegema? Ma arvan jah, et minu jaoks võib-olla see otsustav hetk võis olla kuskil, kui ma olin 15 aastane umbes, et kui ma olingi siis isa klubi juures Nõmme Unitedis, olin juba ka meeste eest mänginud ja ma arvan, oli meil nii minul kui ka isal oli arusaadav, et ma võiks teha järgmise sammu edasi ja see järgmine samm oligi siis FC Florasse minek. Et sel hetkel ma arvan, ma sain aru, et see on see koht, kus ma tahaks saada professionaalseks jalgpalluriks ja ma olen sellest ajast saati ka mingi kindel siht oli silme ees ja selle nimel oli nagu siis väärt teha tööd ja ma arvan, et see oli see määrav hetk, mille ma sain aru, et see on see, mida ma tahan ka teha siis tööna. Aga on sul, kui sa nüüd mõtled tagasi selle aja peale, et kui sa said aru, et see on see unistus, see on see soov, et sa tahad jõuda päriselt ka Eestist välja, siis et mida sa hakkasid teistmoodi tegema või kas sa hakkasid midagi teistmoodi tegema, et kas lisaks tegema midagi, et kas midagi muutus? Ma ei ütleks, et drastiliselt midagi muutus, sest ma arvan, et noorena sa ikkagi jalgpalli mängisin ka nagu lihtsalt mõnes mõttes lõbu pärast ja sa võib-olla ei mõtle nii väga selle tuleviku peale, aga ma ei tea, isegi kui mul koolis küsiti, et kelleks seda kunagi saada, siis mul oli alati vastus jalgpalluri, see oli mul nii-öelda plaan A ja plaan B, et mõnes mõttes ma ei suutnud kunagi välja mõelda. Et võib-olla alateadlikult oli nagu mingi kindel plaan olemas, aga kas ma just midagi muutsin, ma ei ütleks eriti, et ma arvan, mida samm-sammult edasi lähed, näiteks minu karjääris on ka olnud, ma olen tundnud end nagu valmis selleks uueks väljakutseks ja lihtsalt proovinud näidata kõik oma oskusi võimalikult hästi ja jah, et ma arvan, see on võib-olla kõige tähtsam mentaalselt lihtsalt alati tunda end selliselt, et sa väärid seda võimalust ja ka näidata ennast heast küljest, et võib-olla jah, see on ainus asi, mida teisiti teinud, et ei ole otseselt muretsenud või tundnud, et ma ei kuuluks kuhugi, vaid alati mõelnud, et jah, et see on minu koht ja ma tahan lõpuks siin olla, et miks ma peaks kartma nüüd seda hetke siin näidata ennast. Nüüd ma küsiks Mart sinu käest, et ma tean, et kui ma olen siin rääkinud ka teiste siis kas juba tänaseks lõpetanud sportlastega, spordikarjääri lõpetanud, et siis paljudel on just seda küsimust kombeks vastata see, et nagu ütleme aktiivselt sporti tehes nad nii palju võib-olla selle peale ei mõelnud, aga kui sa nüüd tagantjärgi võib-olla analüüsid ennast, et siis kui palju sa pöörasid rõhku oma karjääris just selle mentaalsele treeningule ja kas sul on mõnda näidet tuua, et mis näiteks sinu puhul eriti hästi toimis? Jah, tegelikult pöörasin päris palju, et kui Markusest ka, et tal käis ära see klikk või nagu, kus ta sai selged eesmärgid jalgpalliks saada, ma arvan, meil oli edukas noortevõistkond Tallinna Lõvid, aga siis, kui ma sain esimest korda täiskasvanute meeskonda, see oli Tallinna Sport, siis veel
Nõukogude Liidu lõpu ajal, mis mängis siis NSV Liidu teist liigat. Roman Ubakivi, kes oli meil Lõvide treener, oli ka Tallinna sporditreener. See oli aastal 1989, ma olin 17 ja ma arvan, et ma olin 16-17, et just kui sa pidid meeste klassi järsku ja veel nagu juba mängis põhimõtteliselt profide vastu, sel ajal oli liidu teises liigas ja oli väga suur väljakutse, väga suur samm nagu ütleme noorte jalkast, eriti väravahina, kus sul niigi on väga suur vastutus, et sa oled see viimane mees ja viimane nii-öelda päästja ja kus ikka tuleb ka eksimused, aga iga väravahi eksimused tavaliselt nagu ikkagi väga konkreetsed tulemused, et on värav taga ja sa pead nagu hakkama saama. Ma tundsin, et mul on vaja nagu midagi kõrvalt, abi vaimselt. Siis ma hakkasin vaikselt ise uurima. Mäletan, et Ubagi andis mingit kirjandust nagu, mis tol ajal üldse oli saada sellel teemal ja siis ma ei tea, kelle kaudu, aga ma mäletan, ma hakkasin koostööd tegema Irene Kalvetiga, et psühholoogiga, kes ka hiljem aitas teisi sportlasi Eestis ja siis hakkasingi nagu käima temaga, et vahepeal lihtsalt hea rääkimas ja ta andis ka nõu, kuidas nagu vaimselt toime tulla või et ma pidin ja hiljem nagu mul hakkas see meeldima ja ma tundsin, et see annab mulle juurde, et see vaimne treening või on tegelikult ülitähtis. Ja kui sa ei ole ka iseloomu poolest või loomu poolest niivõrd super enesekindel, nagu võib-olla mina olin, et mul oli väga suur saavutusvajadus, mul oli väga selline suur noorena selline heakskiidu saavutus, mida ma võib-olla oma isalt ei saanud, ütlen nagu ära, et ja siis mul oli vaja saada see treeneri või võistkonnakaaslaste kiitus või tunnustus, see oli mul ülivajalik, et selleks loomulikult sa pidid olema nagu hästi mängima või et aga mida kõrgemale aastad läksid ja et ma pidin nagu ise tundsid huvi, et eriti Inglismaal oli siis võimalik juba rohkem erialast kirjandust. Mäletan, et kuulasin selliseid tollal kassetid, võib-olla tänapäeva noored ei teagi. Ei tea, mis on üldse enam. Kui Markust hiljem sõidutasin seal pikad sõidud võistlustele, ma panin tihti mingid psühholoogia kassetid peale, mingisugused affirmations või sisendused ja mingisugused, kuidas igast erinevad teemad on sellele, et kuidas mistake management, kuidas keskendumist parandada, väravail jälle väga oluline enesekindluse kasvamine, selline rahulikkuse või selle saavutamine, tsooni minek, kõik tsooni või selline, et sellega jah, et ma tegelesin nagu ise, ma arvan, terve karjääri jooksul, et samas spordipsühholoogia oli mul õnn nagu koostööda Bill Beswickiga Derby County's, kes hiljem liikus ka Manchester Unitedisse Inglismaa koondise juurde. Sunderlandis meil ei olnud otseselt nagu spordipsühholoogi, seal oli põhimõtteliselt oligi jällegi, ise pidi väga palju tegelema, Arsenalis jällegi oli. Ja et ikkagi jah, tegelikult ikkagi karjääri lõpuni ja sellega ma tundsin, et see kindlasti aitas mul sooritusele kaasa ja olla nagu selles nagu kõige paremas valmisolekus ja häälestusel mänguks ja pingetega loomulikult hakkama saamise. On sul meeles või mis oli põhiline nagu tööriist, mida sa kasutasid, sa mainisid just näiteks keskendumise treenimisel või pingete maandamisel, et on sul jagada mingit sellist head praktilist nippi? No kindlasti üks on visualiseerimine, mida ma väga palju kasutasin ja ma arvan, ka siin saates on läbi käinud, et kõik, ma arvan, praegused või endised tippsportlased on seda kasutanud või kasutavad, et see on väga tõhus tööriist, et see kindlasti see visualiseerimine aitas väga palju nagu mängudeks valmistumisel ja mul meeldis vaadata siis selliseid, tol ajal ei olnud ju neid, kuidas nii kerge neid videoklippe saada, kõik olid need VCA-d ja YouTube ei olnud. Jah, mänge ei näidatud, aga me ikkagi saime kuidagi panna mingid highlights kokku ja mul meeldis enne mängu neid vaadata, mul visualiseerimine saada ja aastate möödudes see nagu muutus ühe nagu, kuidas öelda, kui sa teed, nagu teed füüsilist trenni, kui sa teed vaimset trenni, see muutub nagu loomulikumaks ja loomulikult sa saad nagu sellest paremaks ka ja tuledki kaasa, et ma mäletan ka näiteks, et mul oli palju vigastusi karjääri jooksul, et
üks neist oli tegelikult ju poolvigane, kui ma läksingi Arsenali, et kuidas saada viimase vigast välja, sa ei saa ju kõiki teha vigastatult, aga operatsioonist taastudes, kui sa visualiseerid ja proovid tunnetada, mida sa nagu treeningutel teed ja proovid ka tõesti iga keharakuga või meelega sa tunnetada, see nagu aitab kindlasti kaasa ka selle taastumisprotsessile ja ka kiiremini tulla tagasi väljakule. Aga lisaks sellele ka visualiseerimisele nagu teise, ma arvan, et mul keskendumine lõpuks oli üks mu trumpe, et ma suutsin nagu treeningutel nagu keskenduda nagu mängus. Ma vihkasin, kui ka treeningutel löödi pall minu selja taha ja siis nagu mul vahest isegi öelda, et relax buumi nagu, et sa ei pea iga trenn ennast nii palju tõest, aga ma võtsin nagu, mul tuli nagu see automaatselt juba, sest nagu väravahina ma ei saa nagu, ma pidin hoidma samasugust fookust, ma tundsin iga trenn, iga sekund, iga treeningu või mängus, et see lõpuks sinna aitab kaasa. Ja siis loomulikult ma arvan, see aitas kaasa ka oma minapildiga nagu väga tähtis, mida ma väga palju kasutasin, oli selline sisekõne, positiivne sisekõne, kindlasti väga tõhus tööriist jällegi. Olid sellised affirmation kaardid, mida mul meeldis ka enne mängu nagu lugeda, enne sisendamine jällegi ja sellised nagu mitmed nagu asjad, ja võib-olla enne mänge mul ka päev varem või olid kindlad rutiinid, et meeldis tihti minna nagu sooja vanni, see ka jällegi lõdvestab, rahustab siin, kuulata jällegi neid selliseid, kas mingit rahulikku muusikat või olid ka sellised mul kindlad kassetid, mis olid ka nagu, seal olid nagu sellised sisendused, et neid oli palju, ütleme. Ja suur aitäh, kui ma kuulasin sind kõrvalt ja sa ütlesid põhimõtteliselt mingis hetkes oma jutus välja selle, et sellest, nagu mulle meeldib nimetada, mõttemuskli treenimisest saigi sinu jaoks selline nagu loomulik osa kogu treeningprotsessist, et just nagu sa treenisid oma jalgpallioskusi, füüsilisi oskusi ja ka seda mentaalset poolt, et see ongi see nii-öelda see minu suur soov, mida ma soovingi edastada just siis eriti noorsportlastele, et see on hästi loomulik osa spordist ja tõepoolest selleks, et tippu jõuda, siis sellega on kasulik varakult alustada, nii et suur aitäh, et sa seda jagasid. Markus, nüüd ma küsikski sinu käest, ütleme siis alustuseks seda, mida ma ennem natukene siin torkisin, et kui suur mõju oli jalgpallini jõudmisel sinu puhul siis isal ja see, et sul endal tekkis ikkagi selline tõeline huvi? Ma arvan, kindlasti oli suur mõju, et ma arvan, see aitas ka kaasa, et isa oli siis just oma karjääri tipus ka just, et nagu lapsena oli ju väga põnev nagu jälgida kõike seda kõrvalt ja ma arvan, ega isal ka kogu aeg meil oli pall kodus ja ta teab isegi, et ma olen seal mõned asjad katki löönud kodus meil, aga nii palju ma mäletan lapsepõlve, mu alati nagu pall oli kaasas ja kuidagi see pisik jäi lihtsalt nagu külge ja ma arvan, et see oli nagu loomulik, et otseselt sellist mingi survet või midagi ma pole tundnud, et ma pean nagu jalgpalluriks saama. Et see lihtsalt loomulik osa, et meil oli alati pall oli kodus olemas ja mängisime isaga jalgpalli, et ma arvan, sealt see pisik nagu külge jäi ja sealt nagu edasi see hakkaski nagu arenema vaikselt. Kas sul mingi teise spordiala vastu huvi tekkis ka üldse või oligi kohe ainult jalgpall ja sinna sa jäid ja see osutuski õigeks valikuks? Jah, ma vist isegi käisin tennisetrennis äkki pool aastat või aasta, et isa võib mind parandada, aga ma olin äkki 4-5 aastane. Aga jah, ma arvan, et alati oli teada, nagu, et jalgpall on see number 1 ja ei olnud tustki, et mõne muu spordiala valiksin. Ja nüüd küsiks ka sinu käest sarnaselt, et kui sa alustasid siis juba tegelikult noorena Inglismaal mängimist, eks ju, et kui palju sa näed, et Inglismaal siis selle mentaalsele treeningule noorte klubides tähelepanu pööratakse ja kuidas sa oled enda jaoks selle rakendunud? Ma saan aru, et isa poolt need kassetid juba tegid varajase alguse autos neid kuulates, aga jällegi, et kui palju sina seda täna enda karjääris rakendad just sellist mõttemuskli treeningut ja mis on sinu sellised kõige edutoovamad tööriistad? Jah, ma arvan, et Inglismaal ma olen olnud väga tänulik, ma olen saanud oma jalgpallihariduse mõnes mõttes sealt nagu kätte,
ma arvan, kui nii noorena võib-olla tagasi vaadates, ma olin äkki 8-9 aastane, ma arvan, ja kui mõelda tegelikult, kui pingeline see aeg tegelikult oli, et ma olin Watfordi akadeemias ja seal on niimoodi, et sul on iga nädal, 2 nädala tagant tulevad sul uued mängijad sinna testimisele, kes tahavad sisse saadavad sinu kohta endale ja sul juba nii noorelt on ka nagu lepingud ja sa näed, kuidas iga aastaga meeskonnakaaslastele öeldakse nagu head aega, et uks on seal ja võetakse uus asemel, et kui mõelda nagu 8-9 aastaselt tehakse siukseid otsuseid ja juba noorest peast, et see on väga pingeline keskkond ja ma arvan, Inglismaal ongi see konkurents on lihtsalt meeletu ja sa peadki noorest peal olema väga tegelikult sihikindel, pead aru saama, et kuigi sa oled nii noor veel, aga see on väga suur nagu koht, kus end tõestada ja näidata ja pead mingeid suuri eesmärke juba nagu endale seadma. Et sealt ma arvan, ma sain aru, kui suur see konkurents on, et mida ma võtsin ka endaga nii-öelda kaasa ja ma arvan, Eestis on vähem seda konkurentsi, aga juba see mentaliteet, mis ma sealt sain, nagu on kindlasti mind kaasa aidanud. Ja rääkides isaga settidest, et mäletan hästi, et kui ta sõidutas mind trenni, siis kassetid käisid ja ma alati mõtlesin, et see on ju nii igav, nagu pane muusika käima, nagu mida sa nagu, aga ma ei kuulanud kordagi, mida sa räägid, aga tagasi vaadates sa saad aru, ma tean täpselt. Salvestas tegelikult kogu aeg, eks ju? Praegu ma isegi hea meelega kuulaks neid kassette järgi nagu, aga sel hetkel sa ju oled laps, nagu sa tahad lihtsalt, sa lihtsalt nagu naudid oma jalgpalli, naudid oma elu, et väga ei mõtle veel sellele mingile mindsetile või oma siis nii-öelda aju treenimisele, et jah, ma arvan, et ma alles korralikult hakkasin kasutama mingeid selliseid mindset treenimisviise äkki 2021, kui ma tegelikult olin paar aastat juba olnud ka profijalgpallur, et 2021 oli esimene aasta, kus mul tekkis mingi kindel oma, ma ütleks selline rutiin, kus enne mänge mulle alati ka meeldis visualiseerimine ja mis mind on ka aidanud väga palju, on tegelikult kirjutamine. Et ma arvan, mu isa on samamoodi olnud ka kirjutamine suur asi, võib-olla mida ta ära ei maininud, aga ma alati kirjutan enne igat mängu, mingeid oma mõtteid mängust, võib-olla mis on treeningul toimunud, väikseid mingeid taktikalisi nüansse mängust ja mingeid eesmärke selleks mänguks, et kas siis vihikusse või kas või telefoni, kui vihikut ei ole kaasas. Et see on selline kindel rutiin, mida ma olen siin juba alates 2021 teinud väga nagu järjepidevalt, et kuna ma olen võib-olla loomult ka pigem selline, kas just ülemõtleja, aga võib-olla sarnaselt isale võin olla ka ebakindel mingites olukordades, et kirjutan alati aitab mul saada siin mõtted nagu paberile ja vahepeal isegi teha selline eneseanalüüs, et kas see on reaalne seis, see, kuidas ma mõtlen hetkel või võib-olla võiks mõelda teisiti ja see aitab mul saada selline nagu see õige mentaliteet, kas selleks mänguks või see võib olla ka treeninguks, kuidas iganes, et ei pea olema mingi suur sündmus, on ja kui sa kirjutad, et ma ütleks visualiseerimine ja kirjutamine on 2 asja, mis minu jaoks on nagu väga-väga vajalikud, et visualiseerimise poolest ka ma arvan, et kui isal on väravahina selline, kuidas öelda, ta võib olla väga selline intensiivne ja kuidagi teab täpselt, mis tõrjet ta võib hakata tegema, siis ma arvan mängijana ka, ma üritan jätta endale ka natukene ruumi nagu loovuseks, et just nagu väljakumängijana, et võib-olla ma ei mõtle nii väga nüüd just detailselt kõike mingeid asju, mida ma läbi teen, aga ma võib-olla kujutan ette, kus mul võiksid meeskonnakaaslased positsioneerida väljakul ja selle kaudu nagu saada mingi taju, et kui lõpuks mäng saab kätte, siis ma tean une pealt, et mul meeskonnakaaslane seisab seal ja ma olen kõik seda juba läbi mõelnud ja läbi teinud ajus või peas, et jah, ma arvan, see on väga vajalik ja hea nipp, mida ka nagu edasi anda teistele sportlastele. Ja tõepoolest see visualiseerimine on meil siin mitu korda läbi käinud, aga see jällegi tõestab seda, kui palju sellest kasu on. Ja Michael Phelps on ka kirjeldanud seda, et tema visualiseeris ka, see oli ka üks tema põhitööriistasid ja et kuidas siis tal mingi hetk prillid ka eest ära kaovad, midagi juhtub ja siis päriselt, kui see juhtuski, et siis ta oli juba selleks ka valmistunud, et see ei olnud tema jaoks siis nii-öelda otseselt üllatuseks ju. Nii et Mart, ma küsiksin sinu käest nüüd, et
täna siis sa oled seal nii-öelda põhifänni rollis, eks ju, et kohad on vahetunud, sina oled platsi kõrval ja poeg on nüüd väljakul. Kumb see närvisöövam on? No kindlasti ma arvan olla treener või väljaku kõrval, et sa ei saa enam midagi teha, et Markus peab minema üle selle valge joone ja andma endast kõik ja nagu saama nende olukordadega hakkama, et see ei sõltu enam sinust, et ma arvan jah, et pealtvaatajana on kindlasti raskem, et ma arvan, et kui sa ise mängid, sa tead, et sõltub sinust ja jah, kui sa pead hakkama saama nii keeruliste olukordadega aga jah, et ma arvan, nüüd on nagu keerulisem. Ja kuidas teil on kujunenud selline, võib-olla teil ei olegi, eks ju, kujunenud, aga ma just mõtlen, et üldjuhul ma mäletan, et kui ma ise olen kossu mänginud või nüüd, kui mul on lapsed tegelevad spordiga, siis tavaliselt kõige keerulisem siis just nagu emana on need mängujärgsed olukorrad, kui siis poeg on mängu kaotanud või endal on tal midagi ebaõnnestunud. Et kuidas sa praegu siis Mart isana ja ise endise tippjalgpallurina nendes olukordades lähened, et oma poega siis toetada? Ma loodan, et eks Markus saab lisada, et ma olen ka nagu arenenud ajas. Markus oli ka kohe sama. Mis siin nagu salata, et kui ma olin ka Markusel noortevõistkonna Nõmme United abitreener, et ikkagi ka liiga palju väljaku ääres karjusid või andsid nõu või midagi seda just, et nagu proovisid õpetada või noh, et ja ka ma arvan, see on pärast mängu, et ma arvan, et nüüd aastatega oled aru saanud, et võib-olla kõige parem ongi, et juba mitte midagi rääkida, et pigem oledki, ütled, et hea mäng või et lihtsalt, et hea sooritus on ju, et see on nagu lõpuks ainuke asi, mida me saamegi kontrollida, on oma enda sooritus on ju, et me ei saa nagu tulemust garanteerida, me ei saa garanteerida või noh, me ei saa mõjutada, kuidas vastane tegutseb, kohtunik, mis ilm on meil ja nii edasi, et ma arvan, et see ongi, et tähtsam anda oma lapsele või oma treenitavale peale mängu, et okei, hea töö. Nüüd praegu, eks mingi hetk tuleb maha istuda ja analüüsida, kui sa on ju, et seda me ka enam ei tee nagu, et aga jah, et olla lihtsalt olemas, ma arvan, või toeks, et see on kõige tähtsam. Ja Markus, kuidas sina tunned, et mis näiteks on sind aidanud just, et kui isa sind on toetanud ja mis on sellised asjad, mis sa nagu tunned, et oleks kõigil spordilapsevanematel hea teada, et kuulge, ärge seda tehke, et see ajab närvi. No, ma ütleksin, mul on nagu selline olukord, kus mul on isa näol mõnes mõttes nagu õpik kodus olemas, kuidas jalgpallurina nagu läbi lüüa. Et paljudel võib-olla noortel või lastel ei ole seda võimalust tegelikult, et sul on reaalselt kodus nagu näide olemas, kes on jõudnud täiesti oma siis eriala nagu tippu. Et ma olen alati proovinud ka nagu näha neid asju, mida isa on teinud hästi oma karjääri jooksul, võib-olla mingid asjad, mida võib-olla ei ole nii hästi välja tulnud või mida ma võib-olla teeks ise teisiti. Aga selles mõttes see kogemuste pagas, mis ma olen kaasa saanud isalt nagu juba noorest, kus nagu kui tagasi vaadates see, kuidas ta on võib-olla mingeid asju mind õpetanud, mulle nagu pannud siis pähe, et näed, tee nii, et noh, sest et ta on kõike seda näinud, kuidas nagu täiesti tipus näiteks treenitakse, mida oodatakse noortelt. Et mõnes mõttes ma olen saanud sellise inglise keeles selline nagu cheat code juba noorest peale, et mingid asjad, mis on mind tegelikult väga palju aidanud ka siis oma enda jalgpallikarjääris. Et ma olen jah, isa poolest, ma olen saanud seda aru, et ta väga tahab ju, et ma läbi löön, kuna oli varakult aru saada, ma tahan jalgpalluriks saada. Ja tõesti noorena vahepeal tundsid, et võib-olla ta on karmu vastu ja ise oled ka veel alles laps ja mõtled, et miks just minuga niimoodi on ju, räägib nii palju, miks teiste mängijatega ei räägi on ju nii palju, et aga lõpuks ma arvan, on ka see, pead aru saama, et jah, ta on su isa, aga ta on ka selles hetkes nagu su treener ja vahepeal seda piiri nagu lapsena aru saada on nagu raske, sest et isegi kui ta on su treener ja räägib sinuga, siis
sa võib-olla võtad seda, kui et näed, et su isa õiendab sinuga, on ju, selle asemel, et näed, et su treener proovib sind tegelikult aidata. Proovib sulle anda mingeid nagu nippe ja et sa saaksid paremaks mängijaks lõpuks, et ma arvan, mis aasta nagu edasi on läinud, siis eks on alati olnud ka võib-olla väljakutse, et selline isa sõna alati ju natukene läheb sügavamale sisse, et ei ole nii lihtne nagu seda kõike võtta, aga ma arvan, meil on hetkel küll isaga väga hea suhe, kus me saame mõlemad aru, et ma olen juba piisavalt nagu vana ja piisavalt kogenud ka jalgpallis, et tõesti see, et ta on lihtsalt olemas ja mulle toeks ja vahepeal ei peagi nagu midagi ütlema nagu või nii palju siis mingi juhised andma, aga lihtsalt, et ta on olemas nii isana kui ka lõpuks ka treener, et on siiamaani mul ka mingis mõttes treen nagu Eesti koondisega seotud, et jah, ma arvan, et ma olen nagu väga tänulik, et ma saan üldse nagu sellist abi või midagi nagu sellist asja nagu kasutada isa näol, et ta teab, kuidas asjad käivad ja alati nagu on hea kodus saada ka seda infot, mida võib-olla teine mängija saaks ainult mingilt peatreenit või enda peatreenit on ju, et see on mind kindlasti aidanud ja ma olen väga tänulik sellest. Ja ma arvan, et see on tõepoolest sul selline unikaalne võimalus kohe nii head ja praktilist nõu kodus saada. Aga kui te mõlemad korra mõtleksite, Mart tegelikult siin juba natukene võib-olla siis ka tõi mingisuguseid häid soovitusi selles osas, et täpselt, et lihtsalt ole olemas lapsevanemana, aga just kui mõeldes siis nagu nendele lapsevanematele, kelle isad ei ole niisuguse sporditaustaga, ja kes tahavad ka samamoodi oma last toetada, et mis oleks siis näiteks see, et mida nemad saaksid teha, et kui neil isegi ei ole neid teadmisi, aga mida sa just tunned näiteks siis, Markus, just, et mida isa sulle veel annab, välja jättes nüüd see, et tal on selline sporditaust ja mida sina kui mängija siis nagu temalt kõige rohkem vajaksid, oled vajanud selleks, et tõesti temalt toetust saada? Jah, ma arvan, see toetus on just nagu väga õige sõna, et ma arvan üleüldse, eriti just ma arvan tänapäeval noored väga nagu vajavad seda toetust või nagu heakskiitu oma vanematelt, et nad teevad nagu õiget asja ja nagu isa jutus välja tuli, siis oli ka võib-olla temal mingi kindel asi, mida tema tegelikult alateadlikult soovis ka enda vanematelt, on ju, et ma arvan lapsena sa tahadki tunda ju, et sa oled mõnes mõttes nagu kas siis hea poiss või hea tüdruk, et jah, ma olen lapsevanemana liiga palju ka nagu suruda ei tasu, ma arvan, et noorest peale ju, laps lõpuks ju läheb trenni, on ju lihtsalt trenni teha ja võib-olla talle ei pruugigi meeldi seda trenn lõpuks, on ju, et minu puhul lihtsalt oligi näide see, et mulle jalgpall reaalselt meeldis, on ju, aga noorena ma arvan, et on palju neid noori, kes proovivad erinevad spordialasid läbi ja võib-olla lõpuks miski ei sobi ja valib mingi muu eriala, et lapsevanemana lihtsalt ma arvan, see keskkond nagu luua, kus su laps saab proovida erinevaid asju ja leida lõpuks see, mis talle reaalselt nagu meeldib, et ei pea otseselt suruma mingi kindla siis eriala suunas, et ma arvan, see on väga nagu tähtis ja ka lihtsalt mõnes mõttes õpetada nagu last, et just sellises nagu positiivses võtmes, et mida saaks paremini teha või mida võib-olla järgmine kord vältida, on ju, ja lihtsalt natukene suunata teda, et laps ise ka alati ei tea, mis on nagu õige ja vale, et lapsevanema kindlasti see on väga väärtuslik, kui suudad nii teha. Ja mis minul jäisid ka eelmisest teie omavahelist jutust meelde, et mis tegelikult sulle alateadlikult mõjus oli see, et pange need kassetid autos mängima piltlikult öeldes, eks ju, et sellel ajal, kui autosõidud on, et kas või sama podcast on ju, et kuulake Mindset Fitness podcasti, et midagi ikka ju ka lastele kogu aeg salvestab, isegi kui sellel hetkel võib tunduda, et miks sa jälle paned mulle mingit juttu, kui ma tahaks tegelikult mussi kuulata, eks ju. Just, jah. Soovisid sa, Mart, midagi lisada veel? Ja, ma lisaksin selle ka veel, et usalda treenerit, on ju, et sa oled ikkagi lõpuks lapsevanem, ema või isa ja usalda treenerit. Loomulikult toeta last, tunne rõõmu tema edusammude üle, kui vaja lohuta, on ju, aga lõpuks proovi leida see, kiitada arengut või kiitada sooritust ja lihtsalt olemas olla. Ja nagu ma arvan, nõus Markusega, et noorematel tänapäeval ju lapsed liiguvad vähem, et kui võimalik, tee koos sporti, oleks mitmekülgne,
anna talle proovida, kui on võimalik erinevaid spordialasid, et ta leiaks selle oma armastuse või selle kõige lemmikspordiala ja siis lihtsalt aita ja toeta teda. Aga ma arvan, ongi tähtis, et lapsevanem saab aru, et tema ei ole lõpuks treener, et ei sekkuks nii palju ja et usaldada treenerit. Ma arvan, see on ka väga tähtis. Et lõpuks lapsel peab endal olema see sisemine motivatsioon ja põlemine, kui ta tahab nagu spordis kaugele jõuda või tippu jõuda. Et me ei saa nagu lastes oma unistusi nagu täide viia. Loomulikult me kõik tahame, et me lastel läheks hästi elus ja ka spordis, see ongi loomulik. Aga jah, et see kõige tähtsam on see, et lapsel on see endal tahtmine ja laps on õnnelik ja teeb seda, mis talle tõesti meeldib. Just, see oli väga hea täiendus, sest et lõppkokkuvõttes tõesti, kui ta on jõudnud selle alani ja ta ise tahab jõuda sellest kaugele, küll siis need kõik muud asjad tulevad juurde, et seda tõesti kõrvalt sundida ei saa. Mul on üks konkreetne küsimus Mardile, õnnelik spordilaps kogukonnast. See on esitatud siis Taavi Sumbergi poolt. Ehk siis küsimus on järgmine. Tere Mart, oled tuntud oma pühendumuse ja raske töö poolest, mis aitasid sul tippu jõuda. Kuidas sa täna soovitaksid vanematel püüda oma lastes kujundada sellist raske töö ja pingutuse mentaliteeti ja kas seda on võimalik arendada või on see pigem kaasasündinud suhtumine? Jah, hea küsimus. Ma arvan, et seda sa saad eeskujuks olla, eeskujuga. Ma loodan, et ikkagi väga palju lapsed ikkagi öeldakse, et jälgivad oma vanemate järgi, mida nad teevad, kuidas nad käituvad ja nii edasi. Aga jah, et eks ta peab veel kord jällegi peab sulle enda sees ka tulema, et see tahtmine pingutada, see arusaamine, et midagi saavutada, ükskõik mis elualal sa pead selle nimel tööd tegema. Sa pead ohverdama mingeid asju, ka noorke eas kindlasti, kui tahad jällegi tippu jõuda, eriti sportlasena. Jah, see on järjepidevus, ei tohi kohe mingi tagasilöökidel või ebaõnnestuste puhul alla anda, ülitähtis, et mida tihti ka inimesed tihti teevad, et kui suled raskused, ebaõnnestused või vigastused, et ei tohi alla anda, et see meelekindlus, järjepidevus, visadus, töökus, et neid sa saad võib-olla suunata, rääkida kodus, aga ma arvan, ja lõpuks alati öeldakse, et inimene peab ise ennast aitama, et jah, ma arvan, eeskuju ja need võib-olla, kui sa suudad rääkida, et kuidas nagu ikkagi maailm toimib ja niisama nagu ei tule midagi, et võib-olla aitab. Ja tasapisi hakkamegi me oma saatega jõudma lõpule. Ehk siis ma küsin ka teilt mõlemalt traditsioonilise küsimuse, mida ma olen küsinud enda kõikidelt külalistelt või siis abitreeneritelt õigemini, nagu mulle meeldib nimetada siin saates. Et me oleme nüüd rääkinud siis, eks ju, mõttemuskli treenimisest, sellest, kuidas lapsevanem saab oma noort sportlast toetada, mida noor sportlane oma vanemalt võib-olla just kõige rohkem tahaks. Ja mis oleks teie mõlema soovitus just siis noorsportlastele? Miks hakata oma mõttemusklit treenima juba noores eas? Okei, ma proovin esimesena vastata, et nagu me ennem rääkisimegi, see vaimne treening, see on tegelikult väga võimas tööriist. Et kui sul on kõrged eesmärgid ja suured unistused, siis selle mõttemuskli treenimisega see aitab kindlasti sul saavutada seda eesmärki, jõuda selle lähemale. Jällegi see aitab tagasilöökidest raskust üle saada. Et meil kõigil on ju 24 tundi päevas, ja me ei saa kõik need tunnid, kui on vaja magada, süüa, muid toimetusi teha, me ei saa kõik ainult ka füüsilist trenni teha. Et see mõttemuskli treeninguga sa saad, ma ütlen, nagu ma oma karjääris, ma sain tegeleda sellega, kui ma olin vannis, kui ma olin bussis, sõitsin treeningule või mängule hiljem koos võistkonnaga, või ma isegi
mul oli isegi visualiseerisin, et olla paremini valmis treeninguks, et kuidas ma seal teen midagi. Et see on jällegi, et ta on sul väga hea lisatööriist ja lõpuks ka tipus tihti öeldakse, et otsustab, mis on sul siin kupli all nagu, et ju tippatleedid ja okei, on sul mingi ka looduslikud eeldused või talent aga see töökus ja see ikkagi vaimne tugevus, mida kõrgemas mängus sa tahad mängida, siis see saab üha olulisemaks. Ja Markus? Ma ütleks jah, et ma olen noorsportlastele just, et me peame ka seda aru saama, et iga sportlane on ka tegelikult ka inimene, meil on muu elu väljaspool sporti ja vahepeal, kui sa oled mingid probleemid väljaspool sporti, ne võivad ka mõjutada su sooritust siis kas väljakul või kus iganes. Aga kui sa suudad just oma siis mõttemusklit treenida, et see aitaks sul väga hästi olla siis väljakul ikkagi hea mängija, et see muu elu võib-olla ei segaks sind ja ma arvan, et noorsportlastel üldse tasub küsida küsimusi ka, ma arvan, et nii treeneritelt, kas või meeskonnakaaslastelt, et õppida nii-öelda rohkem tundma mingeid asju, kui sul on tõesti mingid arusaamatused või tahad paremaks saada, et ei tasu kunagi karta nagu küsida ja ma arvan, et see võib väga palju nagu aidata noorsportlasi ja just jah, nagu ma arvan, isa mainis, et see on nagu väga õige, et peab aru saama, et ei ole ainult nagu see füüsiline keha, vaid kõik see, mis meil nii-öelda kupli all ka nagu toimub, et see mõjutab eriti tipus nagu meeletult, et lõpuks need, kes läbi löövad, on mentaalselt väga nagu tugevad inimesed ja ma arvan, tasub katsetada, et mis endal nagu sobib, kasutada neid tööriiste, millest me oleme täna ka rääkinud ja leidagi mingi kindel siis selline enda rutiin, et kõigile kõik nagu ei sobi ka, et mõni asi töötab sinu jaoks, mõni asi ei tööta, aga katsetada läbi ja leida need kindlad asjad, mis sulle sobivad, et see on väga vajalik ja lõpuks see ju aitab sind ka sinu siis spordialaga kaasa, et miks mitte siis seda teha. Ja tõepoolest ja need tööriistad, millest siis meil täna on näiteks juttu olnud ja ka teised, et need on tegelikult sellised universaalsed, ehk siis neid sa saad kasutada nii spordis kui ka muus eluvaldkondades, sest et paratamatult mingi hetk, ütleme see sportlaskarjäär, just siis selline nagu aktiivne karjäär, eks ju, saab läbi, aga tegelikult need samad tehnikad aitavad sul ka kõike muud treenida, täpselt nagu Kobe Bryant on, ma alati kasutan seda näidet, et kui ta korvpalli mängimise lõpetas, aga hiljem võitis Oscari, siis ilmselgelt need samad mamba mentaliteet, mis ta oli korvpallimängus omandanud, ta kandus üle ka sinna teise valdkonda, nii et see on nii-öelda veel lisaboonus. Kindlasti. Aga suur aitäh, Mart, suur aitäh, Markus, et te tulite, jagasite nii enda mõttemuskli nippe kui ka kogemusi, soovitusi. Ma arvan, et need on kõik väga-väga väärtuslikud ja suur-suur tänu teile mõlemale. Aitäh kutsumast. Ja suur aitäh sulle, hea kuulaja, ning taas kord kuulmiseni juba järgmises Mindset Fitness podcastis.